jäi peale. Koer laseb liugu. See, vaatame natuke varustust, mida siis matkamise aega oleks hea nagu mis kaasas oleks. Kuna ma olen nii rott, siis ma üldiselt vaatan, kus saaks tasuta üht-teist. Siis Kaitseliit on see hea koht, kust antakse sulle igasugust väärt kraami. Ja telk on ilmselgelt liialdus. Eriti veel ahjuga telk, seest ma ei saa üldse aru. Mis kuradi tsirkus sellega on. Näed sa, kõmdi. Sääne asi. Nimi tal on telkmantel. Ja kes kasutavad telkmantlit, siis tegelikult nad teavad ka seda, et siin peaks nöörid küljes olema kogu aeg. Aga mul ei ole. Sest et me kasutame seda teinekord õppevahendina ka. Telkmantlil 4 nurka ja tegelikult mingit kindlat reeglit ei ole, mis sõlmesi siin kasutada, aga mul endale lihtsalt meeldivad siuksed sõlmed, mida saab ühesõnaga liigutada siin peal. Kes ära tunne, mis sõlm on, see võib öelda, aga kui ära ei tunne, siis ma ka ei ütle. Näitava siis. Siukene. Ja siis teeksid niimoodi. Sellega on hea pingutada pärast. See peakski olema need nöörid siin kogu küljes. Eriti kui elad siukest sõduri elu. Ma küll ei mäleta, kui kaua, aga aega väga pikalt ei olnud selle püstitamiseks. Muidugi ma ei tea, mis praegu üldse seal kaitseväes tehakse, kas seal üldse telkmantleid kasutatakse. Keegi teab, siis võiks ju kirjutada siia. Nii. Embropuu ka. Siin ka tegelikult ega täiesti mida hing ihkab. Ise kasutan sellist varianti. Siin on krootik. Juuatagi, aga hea küll. Teen täitsa umbes. Enne ja njuhad. Kõmdi. Nagu nakstime. Vaia vaeva. Tõmbame veits juurde. No nii. Nii, siis on lebomatt. Ma viimasel ajal kuulnud mingisugust R-tähisest räägivad. Oli vist R, jaa. Mida suurem R, seda soojem on. Aga jällegi. Check this out. Eesti värk, Eesti toode. Siin on R nii palju, et neid ei hakata peale kirjutamagi. Ja too on veel sääne asi, et seda kasutada kanderaamina.
põmdi. Füüsis on hea. See, kui levamattidel oli R-tähis ja sellel tootel R-tähist peal ei ole, siis magamiskottidel oli, kuidas see, komfort või? Jah. Londoni keeles komfort, mis eesti keeles? Mugavustemperatuur siis. See on üsna mugav tegelikult. Ja kui see komfort tähistab seda, et kui soe olema peaks mingi kraadiga, siis õnneks sõduril on kogu aeg siukene meeldivalt jahe. Ja kui tahad komforti suurendada, siis läheb käiku järgmine mudel. Juba kohevam. See on juba next level komfort. Vaata, kas ma leian siit mingi komfordi üles ka, aga ma kahtlen selles. Ma arvan, et siin ei ole midagi, see on tähtis, et saab ära toodetud. Mis silt sees olema? Ei leidnud. Okay. Aga samamoodi riigivärk. See on eriti soe, eriti veel kui tasuta saad. Siis on kohe palju soem. See on siis nüüd ja komfort. See on talvine, nad ütlevad. Talvine komfort. Ja sellel on üks hea nõks. Kui nagu tahad, et eriti komfordiks muutuks, siis paned selle siia sisse. Niiviisi. Ja ongi juba palju komfordim see värk. Ja kui sellest ka ei piisa, siis tuleb käiku siukene raske relvastus. Siuksed asjad. Ma ei tea, oleneb mis ajal aega teeninud on, aga neid valgeid nimetati minu arust spermakateks. Siis need siuksed nagu need, kes see oli, Robin Hood ja mehed sukkpükstes, neid minu arust kutsuti pedekateks. Aga sellele ma ei tea, kas on nimi või ei ole, aga see on siga soe asi. Ja see annab komforti veel juurde, eriti kui talvel külmaga siin mitte ahjuga telgis magad. Nagu Falcon Clan ütles, kõige tähtsam on preparing, kui tuld hakkad tegema. Preparing siis eesti keeles tähendab ettevalmistus. Ja ettevalmistuse puhul on tähtis see, et sa kogud kokku siukse mõnusa portsu materjali erinevas fraktsioonis siis on need siukene peenikene kraam, mis võtab hästi tule külge. Ja siis on natukene siukest jämedamat kraami. Ma ei viitsinud praegu rohkem vedada. Vaata, kõigepealt on vaja tuli üles saada. Ja internet on täis seda, kuidas kasetohust teha. Siis see on jah, hea variant, aga on lihtsamaid variante. Ja nagu üks teada tuntud matkajuht kunagi ütles, et on siukene hea abivahend nagu tampoon. Tal oli tookord küll pisut päevi näinud see, aga meil on täitsa pakendis. Nii, kõmdi. Ja lahti. Siukene kraam on siin sees. No vatt põhimõtteliselt. Tampooni eelis on jah see, et ta on kile sees. Ta ei lähe märjaks. Kõik ära ei raiska. Nii, tulepulk. Vana hea. Kõige odavam, mis üldse leidsin ja põhjusega. Sest sellega on hea harjutada, eriti kui lastel lased proovida, siis kui on siukene lihtne tulepulk või ütleme kallim tulepulk, siis hakkab hästi kergelt sädemeid tulema. Aga see on jah siukene veits patjohka variant, siis tuleb hea on, kui teed natuke soojaks ja siis paned kõmdi ja põleb. Siis võtad siit seda peenikest kraami. Paned see peale. Praegu on kuusk kuiv.
ja nii lihtne see ongi. Me kasutame gaasipriimust, sest et ma ei ole endale soetanud sihukest head kannu, mida saaks seal selle lõkke peal teha. Ja see gaasiga variant mulle meeldib ka. Ma käin õppustel tavaliselt niimoodi, et ma nälgin seal, et saaks kodus pärast süüa. Ja siit on üks asi, mida ma ei saa näidata, on need röstitud maapähklid, sest et need vaadati üks õhtu ära. Aga siin on niisugune imeasi nagu Indoneesia stiilis vürtsikas riis sealihaga. Ja ei ole halb. Need toidupakid vanasti olid halvad, seal olid need mingid chillid, konkarned ja mis värgid olid konservide sees veel. Ahju peal kuidagi tehti neid, jaotelgis ahju peal. Neid lasti õhku ka veel paar korda, kui mõni augupea jättis liiga kauaks sinna. Aga nüüdseks on jah, ja see peaks olema minu teada Eesti värk kõik või ei ole enam või? Ei tea ka, no vahet ei ole, kes toonis. Siit ja moos. Päris head on. Aga tšaiku, see läheb loosi. Siis siin on näkileib. See muidugi põleb jumala hästi. Võin pärast näidata. Food Force, mis see oli. Energiapatoon. Jah, õunakaneeliga. Nii, siis on mingisugused ei ongi röstitud maa peal. Kurat, mis asjad ma siis pinslisse panin? Ma midagi panin... Pinsaks pakis panid, ma arvan. Ma panin midagi siis pinslisse, aga ei tea. Ja siis on komplektne. Neid ma ära ei söö täna, ma saan nüüd öösel süüa. Desinfitseeriv salvrätik. Hügieen on ülioluline. Eriti enne magam minekut tuleb tõmmata šuh-šuh kõiki need strateegilised kohad üle. Mis see on? Teada? Võileiva määre. Vanasti oli sõduritel need katelokid. Aga ma ei tea, kas enam ongi isegi. Mina igatahes ei tahtnud ega ei võtnud seda. Niisugused lihtsamad variandid. No niisugune mõnus, kompaktne. Siin on topsikud ja väike promo ka. Ja siis on niisugune suurem lähker ka. Ma suurem mees, ma võtan suurema lähkri. Siis on multituul. Siia käib sool, pipar, suhkur. Võid ka midagi muud panna, maitsasi. Ja siis on niisugune söögikauss ja tegelikult on veel osad ütlevad lõikelaud, aga seda saab kasutada ka nagu kurnana. Sõel või kurn, jah. Nüüd saad siit pallad vee välja ja makaronid jäävad alles. Ja nüüd peab ootama. Tegelikult peaks kuumutama ka, aga ma ei taha kuumutada. Niisugune 8 mintsa. Võin öelda, see oli Indoneesia stiilis vürtsikas riis sealihaga. Ja ei näe üldse halb välja. Tegelikult ma olen seda enne söönud ka. Häd isu. Üle 2 pakki ei soovita süüa, sest muidu on hommikul tagumik nagu Jaapani lipp.